sünnipaik. Seda maa on siin kasutatud juba 3 sajandit. Tänu põlevkivile on olemas linn nimega Kohtla-Järve. $500 miljoni aasta eest loksusid siin troopilise mere soojad lained. Vees kihas vormi ja liikas elu. Tolleaegsete vees hõljunud ja põhjas elanud olendite maistest jäänustest ongi aegade jooksul moodustunud põlevkivi. Põlevkivi ehk kukersiit on kollakaspruuni värvusega orgaanilise ainega rikastunud kihiline settekivi. Kukersiidi põhikomponentideks on orgaaniline aine kerogeen, karbonaadid ning peeneteraline purdmaterjal. Orgaanilise aine sisaldus kukersiidis kõigub 20 ja 60% vahel. Eesti leiukohast kaevandatava põlevkivi kütteväärtus on 7,5 kuni 10 jauli kilogrammi kohta ning õlisaagis kuni 66% orgaanilisest osast. Eesti põlevkivivarud on koondunud Eesti ja Tapa leiukohtadesse. Sellest Eesti leiukohta kaudu 5,2 miljardit tonni ja seni veel vähe uuritud Tapa leiukohta umbes 2,6 tonni. Põlevkivilade on keeruka ehitusega ja koosneb erineva kvaliteediga kihtidest, mis vahelduvad lubjakivi kihtidega. Lademe üldpaksus on Eesti leiupaigas 2,5 kuni 3,2 meetrit, millest põlevkive on 1,8 kuni 2,6 meetrit. Põlevkive leidub maailmas kõigil kontinentidel, suurimad varud paiknevad USA ja Brasiilias. Eesti põlevkivi kohta leiame esimesi teateid alates aastast 1725. Põhjalikumad uurimistööd algasid 19. sajandi keskpaiku. Peterburi akadeemikud Schmidt ja Helmersen uurisid põlevkivide lasumist ning keemilisi omadusi. Schmidtilt pärineb ka mineraali nimetus kukersiit, antud leiupaigas asuva kukersiidile. Esimene tööstuslik põlevkivipartii kaevandati 1916. aasta suvel Türpsalu küla lähedal. Salma kaevandamist erafirma Paul Pökkel ja 1916. aasta sügisel. 1919. aastal asutas Eesti Vabariigi valitsus ettevõtte Riigi põlevkivitööstus, mis hiljem muudeti aktsiaseltsiks. Selle direktoriks sai insener Märt Raud. Kuni 1940. aastani töötasid Eestis kaevandused Pava, Hävas, Kukrusel, Kiviõlis, Vanamõisas, Küttejõu, Subjas, Kohtla-Nõmmel ja Viivikonnal. Kõigis neis kaevandati põlevkivi alguselt, hiljem aga almatöödega. Kokku kaevandati sel perioodil põlevkivi umbes 2,5 miljonit tonni, mis töötati ümber kütteõliks, mootoripetrooliumiks, diiselkütteks, puiduimutusõlideks ja bituumeniteks. Õlitoodang oli 1940. aastaks kasvanud 180 000 tonni. Eksporditi umbes pool. Elektrienergia tootmiseks kulutati vähem kui 5% kaevandatud tootmisest. Teise maailmasõja ajal Saksa okupatsiooni ajal Eesti põlevkivitööstust Baltische Ölgesellschaft. 3 aasta jooksul toodeti 3,2 miljonit tonni põlevkivi, ostati keemia ja energeetikakompleksi rajamist Ahtmesse ning kaevanduse ehitamist Sompasse. Sõjajärgsel perioodil kujunes Balti põlevkivibasseen Nõukogude loodeosa tähtsamaks energiabaasiks. 1945. aastal loodi Tallinnas kombinaat Eesti põlevkivisele koosseisus trust Kohtla-Järve, millele allusid Käva kaevandused. 1955. aastal reorganiseeriti kombinaat trustiks Eesti põlevkivi asukohaga Jõhvis. Aastatel 1957–65 allus trust Eesti Rahvamajandusnõukogule. Pärast Rahvamajandusnõukogude likvideerimist allutati trust Nõukogude söötööstuse ministeeriumile. 1974. aastal muudeti trust tootmiskoondiseks. Praegu kuuluvad tootmiskoondisse 6 kaevandust, 3 karjääri. Nende tagamiseks valib juhtiv aparaat. Eesti põlevkivis töötab ligi 11 000 töölistöötajat. Aastas toodetakse ligi 12 miljonit tonni põlevkivi, millest 80% kulub elektrienergia tootmiseks, ülejäänuga keemiatööstuse toormeks. Juba põlevkivi kaevandamise algusaastatest alates on Eestis tegeldud tootmisspetsialistide ettevalmistamisega. 1932. aastal Jõhvi keskkooli ruumides Virumaa kaevanduskool õppeajaga 3 aastat. Hiljem lisandus sellele veel õlitööstuse osakond. 1938. aastal avati Tallinna Tehnikaülikoolis mäeosakond
kus möödunud aastate jooksul on saanud hariduse sajad mäeinsenerid. Suur mõju Eesti põlevkivitööstusele on avaldanud ka Tallinna Mäetehnikum, kus 13 tegevusaasta jooksul sai elukutse 1522 mäetehnikut. Alates 1966. aastast õpetatakse mäetehnikuid Sillamäe mäetehnikumis. Pool kaubapõlevkivist toodetakse tänapäeval kaevandustest. Valdav osa sellest kaevandatakse tervikutega kamberkaevandumisviisi kasutamisega. Kõige esmalt juurutati see kaevandusviis Ahtme kaevanduses 1965. aastal. Mäemassi lahtimurdmine toimub puurlõhketöödega. Kaevise laadimiseks konveierile kasutatakse laadureid ja buldoosereid. Valdav osa tööoperatsioon mehhaniseeritud. Kamberploki põhilagi hoitakse ülal kambrite vaheliste tulpteedega. Vahetu lagi toestatakse ankurpoltidega. Tänu lae suhteliselt heale püsivusele on võimalik suurt osa ankruid korduvalt kasutada. Kasutatav ankrutüüp on loodud koondise Eesti põlevkivispetsialistide ja teadlaste koostöö viljana. aastal alustas 4. kaevanduses tööd esimene kombainilaava. Praegu toodetakse aastas kombainidega 1,2 miljonit tonni põlevkivi. Kaevandamine toimub põlevkivile kohandatud kombainiga 1 Kesha 68S koos toestikuga Sputnik. Seda kaevandamisviisi kasutatakse ennekõike geoloogiliste rikete piirkonnas, kus lae vähe püsivus ei võimalda kamberkaevandamisviisi rakendada. Kombainidega kaevandatud peenpõlevkivi sobib vaid energeetiliseks kütuseks. Keemiatööstusele vajalikku suuretükilist põlevkivi on võimalik toota vaid kamberplokkidest.
kaeves ja edasitoimetamiseks maa all kasutatakse Eesti põlevkivikaevandustes raudteetransporti. Erandiks on kaevandus Estonia, mis on täielikult konveeeritud. Mäemass tõstetakse kaevandustest maapinnale kallaksšahte mööda konveieritega. Nagu näete, sisaldab kaevandatav põlevkivilade paljugi liigset. Need on lubjakivikihid ja s**tised, mis põlevkivi niigi madalat kütteväärtust veelgi alandavad. Põlevkivi mäemassist eraldamiseks kasutatakse rikastamist raskes suspensioonis. Rikastamisega tõstetakse põlevkivi kütteväärtus kuni 14 megajoulini kilogrammi kohta. Kaevandusest tulev mäemass läbib eelpurusti ning rikastamisele suunatakse 2 fraktsiooni suurustega 25 kuni 125 mm ja 120 kuni 300 mm. Aheraine eraldamine toimub magnetiidi suspensioonis tihedusega 2,2 tonni kuupmeetrile, milles lubjakivi settib ja põlevkivi ujub. Eraldatud komponentidelt pestakse suspensioon maha ja saadused kuivatatakse. Lahjenenud suspensioonist eraldatakse magnetiit magnetromlitega ja suspensioon regenereeritakse. Praegu kaevandatakse Eestis 3 karjäärist aasta jooksul 10 miljonit tonni põlevkivi. Kaevandamist võimaldab põlevkivikihindi madal lasumissügavus leiupaiga põhjaosas. Konkreetseid mäegeoloogilisi tingimusi ja kasutatavate mäemasinate parameetrid arvestades on põlevkivi tootmine lahtiste töödega otstarbekas kuni katenditeguri kuni 12 kuupmeetrit tonni kaevise kohta. Sellele vastab põlevkivi lasumissügavus kuni 30 meetrit. Käesoleval ajal on karjääride katenditegur keskmiselt 4-5. Karjääriväljad on jaotatud põhja-lõuna suunas 5-2 kilomeetri laiusteks koristusjaoskondadeks, mis on avatud põhjapiiril ja väljaväu tranšeedega. Kaeverinne liigub lõunasse kihilanguse suunas. Paljandustööde käigus kõrvaldatakse katend, kasutades 2 astanguga lihtkaevandamisviisi. Pinnase katte ekskaveerimine toimub ilma eelneva purustamiseta. Nii karbonaatsed kattekivimid kui ka põlevkivi purustatakse puurlõhketöödega. Põlevkivikompleks jagatakse kaevandamisel 3 astangusse ning koristatakse selektiivselt. Nii välditakse lubjakivi kihi CD sattumine toodangusse. Erandiks on oktoobri karjääris kasutatav tehnoloogia, mille puhul põlevkivi kaevandatakse üheastmeliselt lausväljamisega ja mäemass rikastatakse. Katendi puistangusse paigutamisel on järjekord selline, et kõvad kivimid satuksid alla ja naarsetted nende peale, nii nagu oli enne kaevandamist. Lõpuks maapind tasandatakse ja rekultiveeritakse. Enamik rekultiveeritavaid alasid metsastatakse. Oktoobri karjääris on tehtud algust ka põllumaade taastamisega.
Põlevkivi veab kaevandustest ja karjääridest magistraalraudteejaamadesse ja lähemate tarbijateni laadimise ja transpordi valitsus, kellele kuulub 244 kilomeetrit raudteid, 24 vedurit, 370 vagunit, 15 jaama ja remondibaasid. Aasta jooksul teisaldatakse üle 20 miljoni tonni veoseid. Tarbijaile saadetava põlevkivi kütteväärtus määratakse kindlaks koondise põlevkivi tehnilise kontrolli ja standardite valitsuse laboratooriumides vastavalt kehtivatele standarditele. Remondi- ja mehaanikatehasele pandi alus kohe pärast sõda, kui Ahtmesse rajati töökojad masinate ja seadmete remondiks nimetusega Ahtmetehas number 1. 1948. aastal toodi töökojad Ahtmest Jõhvi. Ehkki nad loodi seadmete remondiks, hakati seal kohe algusest peale valmistama kaevandusele vajalikke seadmeid ja mehhanisme. Nii on see ka lisaks mitmesugustele remonttöödele valmistatakse suur osa kaevanduste väikemehhanisme just siin. Ka paljud tehase oma seadmed ja tööpingid on tehase töötajate loova töövili. Praegu on tehase üheks põhiliseks toodanguartikliks kaevanduste ankurtoestik. Aasta jooksul valmistatakse seda siin ligi 1,5 miljonit komplekti. Sellest jätkub lisaks tootmiskoondise oma vajaduste rahuldamisele ka teistele Nõukogude Liidu kaevandustele. Üldse tehakse aasta jooksul töid 6,5 miljoni rubla eest. Remonditakse 80 laadurit, 10 kallurit Belass, 6 buldoorit, 5 ekskavaatorit ja palju muid mäemasinaid. Koondise stabiilse töö tagamiseks on veel 11 spetsialiseeritud tootmisüksust, mille tegevust käesolev film ei kajasta. Nendest olulisemad on projekteerimise ja konstrueerimise büroo, arvutuskeskus ning tehnoloogilise side sõlm.
Töö kaevandustes ja karjäärides ei lõhu ainult masinaid. Ka töötajate tervis vajab taastamist. 1989. aastal valmis Toilas tootmiskoondise profülaktoorium, kus kõrgekvaliteedilist arstiabi saavad peale oma töötajate ka koondise põlevkivikeemia töötajad ja linnapedagoogid. Korraga võtab profülaktoorium ravile 280 inimest, kelle käsutuses on mugavad eluruumid ja moodsad ravi- ning taastuskabinetid. Eesti Põlevkivis on mõeldud ka töötajate ning nende perekondade vaba aja sisustamisele ja kultuurilisele teenendamisele. Kultuuripalees Oktoober töötavad ringid, koos käib fotoklubi Viru, toimuvad kunstinäitused. 800-kohaline saal ja hea lava on teatrite ja kontsertide pärand. Siin toimuvad ka Kohtla-Järve filmiklubi ilus üritused. Tootmiskoondis Eesti Põlevkivi on möödunud aastate jooksul kujunenud mitmekülgselt arenenud mäetööstusettevõtteks, mis on tulnud edukalt toime esile kerkinud probleemide lahendamisega. Põlevkivitööstus on andnud ilme tervele Kirde-Eestile ja omab tähtsat kohta terve Eesti majanduses. Toetudes omandatud kogemustele ja õppenud töölis- ning juhtivkaadrile on Eesti Põlevkivi võimeline ka tulevikus edukalt tagama oma kaevandatud põlevkiviga energeetika ja keemiatööstuse vajaduste rahuldamise.